Juba 18. sajandi keskpaik tõi esimesed triibulised seelikud Kuusalu kihelkanda. Päris kindlad ei olda, kas meremeeste kaudu Soomest, Rootsist või ka mõisade kaudu Saksamaalt, aga esimesed triibulised seelikud olid rohelise ja telliskivi värvi triibuga. Kõik noored naised ja neiud võtsid tuld, kõik tahtsid saada triibulise seelikud, ainult vanad naised jäid veel oma mustade ümbrikutega. Oli muutunud ka käise muster. Senise piluga ja geomeetrilise tikandiga käiste asemel tulid juba esimesed täiesti erinevad käisekirjad. Ei ole tegemist meil enam geomeetrilise kirjaga, aga mitte ka veel lillkirjaga. Vanad sümbolid on siin olemas. Siin ülevel on ussikiri veel, mis pidi naist kaitsma. Ka siin keskel on ussikiri veel, aga need motiivid on juba, viitavad kuidagi looduslikule lehtedele. Tikand muutus ka, nimelt tuli valge tikand selle asemel. Tähendab, nukupead ja hiireteed olid valgega tikitud, mitte enam sinisega tikitud. Siis levisid väikesed tanud. Ja tanud võisid olla mitmesuguse kirjaga, ainult et seda pidi kindlalt meeles pidama, et käisekiri pidi kindlasti erinema tanukirjast. Need ei tohtinud olla seljas üheaegselt ühtemoodi. See oli väga suur eksimus, kui kellelgi niimoodi on. Ja seda põhjendatakse sellega, et nii nagu on sooliselt inimesed, naised ja mehed, nii peavad ka kirjad olema erinevad, kui ei taheta endale peale õnnetust tõmmata.